Nii, enne jõule valmis meil siis sükene ilus pisikene komplekt. Pliit number 3. Pliit number 3 on siis pliitel, kuhu mahub ära veel põraahi. No, just selle nostalgilise plekis põraahju väiksem mõõt mahub ära veel sisse siia pliit number 3 sisse. Et sellest väiksemasse mõõtu enam praahi sisse ei mahu. Kõik on sõidud võimalikult mugavaks ja vastavalt kliendi soovile. Soe müür, 2 pöördsiibliga lahendatud, korsten on siis sealpool. Ja lõõri skeem väga lihtne, 3+1 ehk siis traditsiooniline soe müür. Talvise all on 3 lõõri, tõuseb, laskub, tõuseb ja suvise alla siis üks tõusev lõõr, mis viib siis korstnasse, suitsukasit otse korstnasse. Ja pliidipraahi töötab nüüd mõlemal ajal, et töötab nii talvise lõõriga kui ka töötab ka suvise lõõriga. Sest et siin oli see vajalik, et pliit läheks üleni soojaks igal ajal ja ka kaasatud ka sellega, kui praegust tehakse süüa, et ka sel ajal läheks soojaks, pliit üleni soojaks. Ja ka sooja paremini salvestaks, kuna et seda massi oleks siis rohkem, mis ta välja annab. Kulbiraud, üks ääretult vajalik asi igal pliidil, sest alati on midagi, kuhu midagi riputada, et seda on alati vaja. Ja siin mõlemal pool on ka veel 2 konksu, et kuhu saab panna siis pajakinda või midagi muud vajalikku. Siin soovis klient väikest riiulikest, kuhu ka midagi peale panna, mingisugune lihtne asi. Ja mis samal ajal annab ka sellele soemüürile ka väga head sükest efekti juurde ja et ei ole lihtsalt sükene siresein, vaid on väikse efektiga asi. Soemüüri kõrgus siis on nagu näha 32 rida ja talvise lõõri käigu pikkus on 5 meetrit. Suvisel on 1,60 m. Ja siin siis ja siia me jätsime ainult ühe tahmaloogi pliidi praegu alla, et mujale me ei hakanud siis luuke jätma siia, et oleks võimalikult mugav puhastamine pigem müüri tagant kui siit pliidi kohalt. Ja paneme siis ka korraga tule alla. Talvine siiver on meil lahti. Uks on SVT. Praahi nostalgiline. On veel külm. Lõõrid on külmad, kütmata veel kõik, et algusasi. Aga praegu proovime ajaväega, kuna alles sissekütmise faas on alles, et peab kütama ajalähega ainult. Et sellepärast on ka uks veel siin veel ka väga must veel ja udune veel, et kuna alles töötab alles. Et alles on sissekütmise faas alles. Et niipea kui lõõr on juba ilusasti, niipea kui leik on juba lõõri ja juba läinud natukene, siis hakkab siin ka tõmme. Tegib tõmmega kohe vastu sellele. Siin on tõesti näha seda leike. Tõmme on ilusti. Kuna esimene minek on juba soe. Ja siiblet on siis lahti, et saaks ka see niiskõhk saaks siis kohe ka välja mindud siit seest. Et see nii ajaks, et me jätame ka siibli lahti. Nii, siin on nüüd siis näha soemüüri toapoolne külg. Kõik on samamoodi lahendatud hästi lihtsalt ja loogiliselt, ülimalt kompaktselt, 2 kumerat nurka, tagamaks võimalikult kompaktse olemise ja võimalikult väikse nurga lõikamise, kuna kummernurk jätab tuppa rohkem avarust ja ei ole seda sükest nurga lõikamistunnet, ehk siis ei ole kandilist väärt, mis võtab seda ruumi nagu visuaalselt väiksemaks. Konksud jälle, et saaks panna siia väikse nööri vahele ja siia panna meile kuivama vastu vajadusele. Riiulikene, kuhu saab panna peale mõne küünla panna peale, kui parasjagu kuum ei ole soemüür.
ja luugid siis toodud kõik siis siia poole. Esimene ülestõus ja see tuleb nüüd pea küljest välja, laskub alla siia ja siit keerab ennast ülesse ja läheb siis siia siiblikambrisse. Siin on siis siiblite kamber. Siin on suvine lõõr ja suvine lõõr siis tulebki sealt, kukub praahi juurest alla ja tuleb otsa ülesse ja läheb korstnasse. Siin on siis see korsta viimalõõr on siis siin. Hästi lihtne lahendus, lõõrid on aetud ka ilusasti parlanksi, sest tegemist ikkagi väga kitsa soemüüriga meie mõistes. Et kuna soemüüri laius on ainult 120 cm. Praegu on töö kuivanud ilusti, töö ootab nüüd ainult liimistust. Liimistus saab siis olla ka siis kiviõli näol või laki näol. Enamasti oleme soovitanud kiviõli, kuna kiviõli jätab kivile mõnusa pasteilse olemise ja õli saab ka alati uuendada, lakki uuendada ei saa, sest et laki uuendamisel jäävad peale laki randid ja laki pritsmed peale, kui lakki uuendama minna. Ja kogu mass antud tööl, pliit pluss soemüür, tuli meil siin circa 2,5 tonni. Ja soemüür on siis see, et soemüüril on põhjakiht on ainult 2, ehk siis teise kihi peale, pealt alates soemüür siis ka soeneb. Ja siis soeneb siis kuni siiblikambri siia seda välja, soemüür ülesse siis. Kui siis soemüür kütta, muidugi loomulikult. Ja lihtne, kompaktne, sellele ruumile vastav. Ja antud olukorras ka vastav, kuna me ei saanud siitpoolt väga enam juurde minna enam, et siin on post, mis kannab seda ülemist kivisilus siin. Ja selline lahendus meil siis seekord.